Kallid pereliikmed ja sõbrad, oleme täna siia kokku tulnud selleks, et igaveseks kokku liita kaks armunud hinge ja inimest. Meie armsad Kelly ja Andra. Täna on teie elus päev, mil meie kõigi ees olete valmis alustama uut peatükki oma elus. Peatükki, mis on täis armastust, pühendumist ja teineteise kõrval olemist läbi elu. Esimene kohtumine. Selleks rändame ajas tagasi, ei rohkem ega vähem kui täpselt 5 aasta jagu. Laupäev, 2. mai aasta 2020. Omavahel oli selleks hetkeks suheldud paari nädala jagu. Ja kuivõrd me kõik mäletame, oli tollal tegu veel Covidi ja koroona ajaga. Ehk siis kohtumine niisama lihtsalt võimalik ei olnud. Kelly elas too hetk rohkem päris peal ning Andra Tallinnas. Samas 1. mai lõdvendati piiranguid ja Andrale teadaolevalt saigi selle info najalt nende ühine kohtumine kokku lepitud 4. mai peale. Kuivõrd aga oli Kellil 2. mail Tallinnas võistkonnaga treening, siis selle plaani peale ta oma lähenemise üles ehitaski. Kelly luiskas Andrale trenni alguse kellaja, rääkis läbi oma väga kalli vennaga ja palus isiklikel kaalutlustel transporti Tallinnasse. Kesklinnas siis autost väljudes jäädis Kelly sammud Piru väravate juurde ja ostis sealt roosikimbu. Seejärel suund Andra korteri poole Vabaduse väljakul, samal ajal pidevalt telefoni teel teineteisega ühenduses olles ja uurides, et mis Andral teoksil, tema jalutab trenni ja tahab lihtsalt Andraga sellel ajal juttu rääkida. Kui sa Andralt info, et Andra läheb Harju tänavale varblusi toitma, kiirendas Kelly sammu ja jõudis peagi maja sissepääsu juurde, kuhu siis süda puperdades ootama jäi. Möödusid minutid, aga keda ei tulnud, oli Andra. Ja ei saanud ju võimalik olla, et Andra oleks Kellist mööda läinud. Telefoni teel samal ajal ühenduses olles jõuti tõdemuseni, et Andra väljus taga uksest ja oli juba ühe jalaga Harju tänaval. Minutikese jagu hiljem hakkas Andra aru saama, et Kelly on telefonis kuidagi imelik ja ringi pöörates nägigi teda seal. Käes roosid ja lai naeratus näol. Embati teineteist pikalt, naerdi ja väriseti üle keha. Vabaduse väljaku treppidest üles minnes, öide puhkenud puude all leidis aset ka teie esimene suudlus. Nagu mainitud, saab pulmapäeval teie esmakohtumisest täpselt 5 aastat. Koos on oldud 14. oktoobrist 2021, ehk siis 3,5 aastat. Ja kiired matemaatikud tajusid ära, et eks teie võib-olla suhte algus oli täis natukene pööraseid keerdkäike, aga te olite siiski pidevalt teineteisega kontaktis ja ikka ja jälle suhtluses. Kiiremini hakkasid asjad arenema septembris 2021. Andra sünnipäev 3. septembril. Kelly peale trennist tulekut kirjutas pika sünnipäeva soovi. Ja siit sellest kuupäevast võib tõdeda, et suhtlus on igapäevane. Omavahel tekkis neil inside joke, mis seisnes selles, et Kelly pidi kinkima Andrale lilleseemneid, kui soovis teda ametlikult oma kaaslaseks. Kelly meenutab, et plaan oli valmis, kuidas see kõik välja näeb. Andra sünnipäev on septembri alguses, Kellil novembri lõpupoole. Kelly tegi arvutused ja otsustas, et meie kuupäevaks saab 2 sünnipäeva keskmine kuupäev ehk siis 14. oktoober.
Tol ajal elas Kelly küll juba püsivalt Andra juures, kuid ametlikku kokkukolimist veel tehtud ei olnud. Tol päeval tuldi Maarja juurest lauamänge mängimast. Ja Kelly oli ümbrikud pannud postkasti, paludes need Andral koheselt kaasa haarata, kui välisuksest sisenemisi. Esimeses ümbrikus oli paberist pusle, mille pidi kokku panema. Kui oli pusle kokku pandud, võis avada teise ümbriku, kus oli ristsõna. Pusle oli võti ristsõna jaoks ja ristsõna vastuseks ei olnud mitte midagi muud kui lilleseemned. Kui ristsõna Andra poolt ära lahendati, andis Kelly talle kilekoti täie lillesibulaid, sest et seemneid ei olnud too hetk lihtsalt kuskilt saada. Kolmandas ümbrikus olid nende ühised pildid ja nende taga ka küsimus. Ja niipea kui Andra kolmandat ümbrikut avas, haaras Kelly lillekimbu teisest toast. Ja selline oli lugu, kuidas Kellist ja Andrast sai meie. Seega ametlikult on koos oldud 3,5 aastat. Aga selle tutvumise najalt, nii nagu ikka, süües kasvab isu, ka koos olles, vajadus teineteise järele kasvab. Ja me jõuame kihlumiseni. Olgu etteruttavalt öeldud, et neid kuupäevi võib öelda, et on lausa 2. Esimene nendest leidis aset 4. detsembril Hawaii'l Makapuu rannas. Andra meenutab. Olime Hawaii'l puhkusreisil ja see on alati olnud Kelly unistuste sihtkoht ja siin me olime keset eksootikat ja paradiisi. Sõrmuse olin juba augustis ära valinud. Hoidsin sõrmust karbis oma sokisahtlis, oma vana jalkasoki sees ja iga kord, kui Kelly sellele sahtli kallal käis, hoidsin hinge kinni. Imestasin, et suutsin selle ka kogu reisi vältel tema eest peidus hoida. Lisaks meenutab Andra, et oli planeerinud ettepaneku 4. detsembrile ja asukohaks just eelmainitud Makapuu rand. Eelneval õhtul ütlesin Kellyle, meil on varajane ärkamine, et minna päikesetõusu vaatama ja just sinna kindlasse randa. Kõik, kes me Kellyt teame, varajane ärkamine ei kuulu tema lemmiktegevuste hulka ja teatud pahameel ja trots sealt tuli, et miks on meil vaja ärgata nii vara ja miks me peame minema just sinna randa, kui terve tee on ilusa liivaga randasid täis, kus saab täpselt samamoodi päikesetõusu nautida. Aga Andra ei omane kindlaks. Sõrmus oli lühikeste pükste taskus ja püüdsid seda siis hoolikalt varjata. Randa jõudes panid ta rätikud maha, hommikupoolik oli pisut külm ja jäite kaua oodatud päikesetõusu ootama. Selles rannas oli paar üksikut surfarit, kellel ka on natukene oluline roll selles loos. Nii nagu Murphy seadus, mägi varjas päikesetõusu ja oli näha, et Kelly on mõnevõrra pettunud. Andra seevastu, temal ei olnud selleks pettumuseks aega, sest arveerimine ja pulss oli maksimumi peal. Et kuidas ikka ja mis momendil nüüd see karp taskust välja võtta. Ja need samad 2 mainitud surfarit olid natukene segavaks faktoriks, sest et Andra soovis seda hetke vaid teile 2. Ja Kelly märkas samamoodi, et kui kaua võivad need surfarid otsida rannaribal kohta, kus kohast vette minna. Lõpuks need surfarid siiski oma tee vette leidsid ja käes oli see maagiline hetk, mil Andra, kes oli hetked tagasi Kellyt just oma embuses hoidnud, tõi vabanduseks, et soovib korraks jalgu sirutada. Kelly kasutas võimalust, jäi pikali lebama ja pani silma korraks kinni.
Hommik oli. Andra laskus ühele põlvele ja ootas, et Kelly pea siis tema poole pöörab. Kui ta aru sai, panid sa käed näo ette. Ja tegelikult läks vist üsna kaua aega, kuni ta sõna Kellilt kätte sai. Ja tüüpilise Rooseni kombe kohaselt viskas ta mingi nalja ka enne seda. Kelly meenutab, et küsimus Andra poolt oli, tuled või ei tule? Ja põhjus, miks Kelly võttis aja, et natukene järele mõelda, oli see, et tal oli endal soov see samm esimesena teha. Läks nii ja meil on hea meel, et nii läks. Eestisse jõudes mindi siis koos kohaliku juveelipoodi, kus sõrmus ka siis mõnevõrra õigemasse suurusesse parajaks tehti. Seejärel vasturünnak Kelly poolt. Vaatas veebist erinevaid sõrmuseid ning järgmisel päeval läks sinna samasse juveelipoodi tagasi. Kuigi internetis oli üks sõrmus silma jäänud, siis näitas klienditeenindaja mitmeid erinevaid veel ja pilk jäi ühe sõrmuse peale, kus oli kivi ning sõrmuse ringi vahel südame kujutis. Arvestades, kui cheese'id te olete, siis Kelly teadis, et see ongi see õige. Seda sõrmust pidi samuti parajaks tegema ja lootuses, et see teie tolle nädala date night õhtuks valmis saab. Nii läks. Kelly käis sõrmusel järel, mis järel jalutati vanalinnas. Võeti glögi, söödi piparkooke ja mindi uisutama. 10 minuti pärast tallad valutasid. Ja tund aega seal kindlasti olla ei suutnud. Kelly pöördus Andra poole ettepanekuga jalutada läbi vanalinna Balti jaama, et sealt koju minna. Andra meenutab, et see oli jube kahtlane, aga nõusse ta siiski jäi. Käidi ühe vaateplatvormi juures, seejärel teise juures. Kuniks Patkuli vaateplatvormi juurde jõudes hakkasime sealt vaikselt alla minema. Kelly pelgab kõrgust. Seetõttu lasi Andral ees minna, et ei näeks alla, vaid ta näeks Andra selga. Kelly meenutab, et nägi, kuidas inimesed kõnnivad trepist üles. Neid oli ka samuti rohkem, kui ta plaan ette nägi. Ja kannatlikult tibusammudel trepist alla minnes pidi ootama, kuniks inimeste hulk möödunud on. Ühel hetkel võttis ta sõrmuse taskust välja ja Andra selja taga trepi peal ühele põlvele ja kutsus ta nime. Kelly meenutab, et pinget oli temal selles osas vähem. Sest ta teadis Andra vastust 100% ja ega tal põgenemisvarianti ei olnud. Seega teine kihlumispäev on 16. detsember. Aga ikkagi, mis on need valikud ja põhjused, mida te näete teineteises, mis on teid täna siia meie ette toonud? Kelly iseloomustab Andrat märksõnaga julgus. Kui Andrat midagi häirib, midale midagi ei sobi, siis ta adresseerib seda ning soovib olukorrale lahendust leida. Ta soovib oma arvamusele kindlaks jääda, isegi kui kõik teised võivad temale vastupidist arvata. Ta ei karda erineda ning omada teistest erinevat arvamust. Töökus. Tänu sellele on ta karjääriredelil nõnda kõrgele jõudnud ning üks hetk vallutab ka need kõige kõrgemad tipud. Kui Andra midagi ette võtab, siis teeb ta seda nii korralikult, kui korralikult on üldse võimalik üldse midagi ära teha. Lustlikkus. Ehk siis lapsemeelsus. Ma arvan, et
see on üks põhjustest, mis teid omavahel väga hästi ühendab. Sest mõlemas on säilinud lapselikkust ja te ei karda seda välja näidata. On see siis lihtsalt hääletoon, on see lihtsalt totrad näod, rääkimata liigutustest ja olekust. Ja Andra naer on juba niivõrd nakkav, et sa ajab ennastki naerma. Romantilisus. See tähendab eelkõige väikeseid tegusid. Kas Kellile trenni järgi tulek, Coca-Cola ostmine, toomine, väikeste postit sõnumite jätmine, hommikuti kauem magada laskmine, väga oluline. Ja ka hakkaja. Kui Andral mingi idee tuleb, siis teeb ta selle üldjuhul ära. Omab kõigi vidinatega akutrelli komplekti ja paneb kõik seina ära kui vaja. Hea meelega käib sõprade juures mööblit kokku panemas. Siis üleskutse. Andra iseloomustab Kellit tema ratsionaalsus ja see meeletu tasakaal, mis siis temasuguse emotsionaalse puntre kõrval tasakaalukalt toimib. Kuigi ta läheb hullustega kaasa, aga samal ajal hoiab kindlalt kahe jalaga olukorda maa peal. Ja Kelli loomingulisus. Tal on oskus mind alati väikeste oma tehtud asjadega üllatada. Meenutades, et 1 jõuluks tegi ta mulle jõulukalendri, igal hommikul oli mul uus kink, mida avada. Kingid olid kõik väga hoolikalt läbimõeldud, vastavalt detailidele, mida ta oli meie vestlustest meeles pidanud. Ja lisaks ka Kelli armastus loomade ja laste vastu. Kui me Chelsea võitsime, siis Andra teadis, et Kelli on koera emmeks justkui loodud. Tal on tingimata armastus loomade vastu ja imeline side lastega. Kelli puhul oleks täitsa tavaline, et ta mingil hetkel kaob täiskasvanute laua tagant ja läheb hoopis lastega palli mängima. Nii mõnedki teist on täna siin, sest omal ajal väljakutel, kus mina jalgpalli harjutasin, ei olnud väravatel võrke. See viis olukorrani, kus Kelli pidi alguses palle tooma, aga mingi hetk ma leidsin, et on põnevam, kui ta võiks ka lihtsalt postide vahel olla. Ja eks peres esimene vasikas läheb ikka aia taha, aga õnneks Kelli kannab Rosenite nime jalgpallimaastikul kõrgetes kõrgustes ja ma olen selle üle väga uhke. Ma tean, milliseid ohverdusi oled sa pidanud elus tooma, et jõuda ja olla jalgpalliga seal, kuhu sa täna oled välja jõudnud. Iga kord, kui sa tõmbad selga Eesti koondise särgi, siis ei ole möödunud ühtegi mängu niiviisi, et minul silmad niiskeks ei tõmba. Samal ajal leian taustal end mõtlemas ka Harjumaa liinide peale ja küll pidi ikka olema seda tahtejõudu, et 4-5 korda nädalas Tallinnasse Loksalt ja Pärispealt trennidesse käia. Mäletan, et oli aasta 2002, kui tulin Rootsilt turniirilt tagasi ja ema ja Kelli tulid sadamasse vastu. Peale tervitusi ja ämbamisi läks jutt tema eestvedamisel selle peale, et kas Kelli tahab suureks kasvades jalgpalluriks saada ja kes tema eeskujud on. Ma ei mäleta, mida sa vastasid jalgpalluriks saamise kohta, ent eeskujuks ütlesid sa minu. See on suurimaid tunnustusi ja komplimente, mis ma oma lühikese elu jooksul saanud olen. Ja täna siin seistes vaatan mina sulle alt üles ja pean sind oma suurimaks
eeskujuks. Andra potentsiaalist, kui nii võib väljendada, sain ma aru kohe lihtsa fakti najalt. Oli mai 2020 ja Andra tuli nädalavahetusel päris peale külla. Aeg oli hiline. Ma ei mäleta, et oleks olnud ametlikku tutvustamist ja niiviisi poolvargsi nad Kelliga kahekesi ülemise korrusele kodula talus kadusid ja puhtalt sportlikust huvist elude aknast välja kiigates silmasin Mini Cooperit. Ja mitte lihtsalt tavalist Mini Cooperit, vaid see oli isegi Mini Cooper S. Ja selle näelt ma teadsin, et tegu on karakteriga inimesega. Ma ei ole pidanud pettuma. Ja teine fakt tuleb sealt samast õhtust. Niivõrd kõlavat ja nakkavat naeru ei olnud minu kõrvad kunagi varem elus kuulnud ja see andis justkui topelt kinnituse, et õige neiu on majja saabunud. Üks vundament, miks me täna siin oleme, on armastus. Ja ma küsisin teilt, mis on armastus, siis Andra tõlgendab seda. Armastus on see, kui rasketel momentidel on sul mõtteis ainult üks inimene, kellele südant tahad puistada. Armastus on see, kui on ainult üks nägu, mida koju jõudes näha tahad. Armastus on see, kui tead, et koos on kõik mööduv ja olete teineteise jaoks olemas, mida iganes elu ka ette ei tooks. Armastus on see, mis on tingimusteta, mis ei küsi liiga palju küsimusi, ei tekita kahtlusi, vaid annab soojuse ja kindlustunde. Kelly tõlgendus armastusele. Armastus võrdub Andra pluss mina pluss Chelsea pluss Lucky. Me hakkame nüüd jõudma selle kohani, mida me kõik väga pingsalt ootame. Neid suuri sõnu, mis teid igaveseks kokku määravad. Kas sina, Kelly, soovid võtta Andra endale abikaasaks ja parimaks sõbraks, samal ajal lubades teda igavesti hoida, kaitsta ja armastada? Kui see on sinu südamesoov olla igavesti talle truu ja hoolitsev abikaasa, siis palun kinnita seda öeldes selgelt ja kõlavalt jah. Jah. Kas sina, Andra, soovid võtta Kelly endale abikaasaks ja parimaks sõbraks, samal ajal lubades teda igavesti hoida, kaitsta ja armastada? Kui see on sinu südamesoov olla igavesti talle truu ja hoolitsev abikaasa, siis palun kinnita seda öeldes selgelt ja kõlavalt jah. Jah. Nüüd olete te oma pere ja sõprade ees need tähtsad sõnad öelnud. Kuid nagu eelnevalt öeldud, on abielu avalik vastutus oma perekonna ja selle igavese kohustuse märgiks kanname me sõrmuseid. Sõrmus on katkematuse sümbol ja sümboliseerib eelkõige kõike seda, mida teie enda jaoks abielus olles väärtustada. Selleks palungi teil üksteisele oma armastuse märgiks sõrme panna abielu sõrmused.
Aga mis nüüd edasi saab? Peole. Annan teile siia teekonnale kaasa teie enda mõtted. Andra on öelnud, et me oleme väga palju tulevikust rääkinud ja abielu kui selline arvatavasti igapäevast dünaamikat väga ei muuda, peale selle, et saame teineteist prouadeks kutsuda. Üleminek abielu kontseptsioonile ilmselt ei ole suur, eriti sellepärast, et olen Kelliga nime jaganud nüüdseks juba üle 2 aasta. Ja sama kaua oleme ka seaduslikus kooselus olnud. Järgneva 2 aasta jooksul on kavas osta endale meie esimene ühine kodu ja pidevalt arutatakse selle üle, mida kõike seal uues kodus teha saab ja mis seal kindlasti kõik olema peab. Ja nii teie enda kui ka Chelsea rõõmuks on teil plaanis võtta teine kuldne retriiver, sest ega küll küllale liiga ei tee. Ja Andra kujutab ette, et laste ja loomade keskne elu on täpselt see, mis meile Kelliga sobib. Kuigi ma pean ennast rohkem ekstravertsemaks kui Kelly, aga hingelt oleme mõlemad kodupunujad. Kelly lisab juurde, et ma ei jõua ära oodata, et Andrat ametlikult oma abikaasaks kutsuda. Sellele mõtlemine tekitab juba livlikaid ja mõnusat elevust. Ma loodan, et suures pildis meie suhtes ei muutu midagi. Et me jätkame endiselt teineteisega arvestamist, leiame aega teineteise jaoks ja teeme neid väikseid date night'e. Murede probleemidega tegelemist, nendest rääkimist, suhtlemine on kõige alus. Kõige rohkem loodan, et meie lapselikkus ei kao nende järgnevate aastate jooksul mitte kuskile. Ja kui natuke kaugemasse tulevikku vaadata, siis kindlasti ühise kodu ostmine, laps, lapsed ja üks kuldne retriiver kindlasti veel juurde. Ehk siis kokku tuleb 3. Ja ühine eesmärk käia palju erinevatel reisidel ja kogeda erinevaid kultuure. Ja mine tea, äkki elatakse mingi hetk ka välismaal. Daamid ja härrad, teie ees seisab perekond Rosen. Ja nüüd ma palun Kelly ja Andra, aeg sealmaal, palun kinnitage oma abielu suudlusega.